Tere kõigile, sõbrad, et mul on selline küsimus teile, et kui te nüüd räägite ühistegevusest ja Eesti ühistegevuse olemusest, et mis see Eesti ühistegevus on ja miks ta ikkagi vajalik on? Võib-olla mahub sina kõigepealt. No ühistegevuses peitub jõud, et edu võti on alati koostöös, mitte konkurentsis. Ja kui me ühistegevuse korralikult käima oleme pannud, siis me näeme ju väga hästi, et meie tulud on suuremad ja kulud on väiksemad. Nii et minul on kõigile üleskutse, et koos töötamisest ikkagi koostööni. Mis sa arvad sellest, et kui palju sellist ühistegevust Eestis täna ikkagi on ja kas sul on mingid prognoosid, et kui palju seda võiks olla ja mille taga see siis on, et seda võib-olla on meil täna veel vähem? No Eestis on ühistegevust ju kirjade järgi juba üksjagu, aga sellist päris ühistegevust, kus kõik liikmed tunnevad ennast omanikena ja teevad ise otsuseid ja viivad neid ellu, seda veel on suhteliselt vähe. Ja miks seda vähe on see, et bürokraatia on soorustanud meil siin tootjarühmade tekkimist, mis alati ei ole ühistegelikud, vaid hoopis tehtud teatud teistel motiividel. Ma arvan, et see ei ole õige. Ühistegevus peab ikka olema ka lõpuni ühistegevus. Mis seda on takistanud? Takistanud on põhiliselt isekus, omakasu, suur huvi ja muidugi see, et raske on loobuda teatud asjadest, sest koostöö ja ühistegevus tähendab ka loobumist. Aga tulevikus mina unistan sellest, et meil oleks üks korralik piimakeskühistu, üks korralik lihakeskühistu ja üks korralik teraviljakeskühistu. Siis me saame oma tootjate ja riigiga ikka väga hästi hakkama. Meil on siin ka Märt, et võib-olla sinu kes küsin Märt seda, et kuidas seda koostööd siis ikkagi erinevate organisatsioonide, erinevate liikmete ja erinevate selliste põllumajandustootjate vahel täna võiks siis arendada, et kus on see edu võti? See on keeruline küsimus, nagu poliitikud ütlevad. Vastust sellele nii lihtne pole leida, aga tuleb mingisuguste gruppide vahel usaldus saavutada ja usaldust mitte kuritarvitada ja sellise efektiivse koostegemisega näidata, et see ongi õige koostöövorm. Et kas sul on olemas sellised 3 mõtet, et mida tuleks kõigepealt siis selle koostöö arendamise juures võib-olla ära lahendada, et koostöö hakkaks käima? Aga 3 sõna siin niimoodi ütelda on ikka, tuleb võib-olla olla kannatlik, usaldus saavutada ja veel kord kannatust. Kui siin Vahur eelnevalt rääkis, et meil see ühistegemine võiks olla ikkagi rohkem ja ees ootab veel suurema mahuline koostöö, siis kui võtta tagasi 10 või 15 aastat, siis oli see ühistegemine ikka veel hulkamaad rohkem lapse kingades, et tuleb ikka tõdeda, et me oleme ikka sinna poole liikunud, aga väga palju on veel teha. Ja lõpetuseks, et meil tuleb kohe ühistegevuse selline aastapäev ja mida võiks siis meie Eesti ühistegevlastele soovida, et mis võiksid olla need soovid? Minu käest on tihti küsitud, et mis asi see koostöötamisest koostööni, et mis see koostöö siis on? Et ütleme siis väga lühidalt ja lihtsalt, et tõeline koostöö on see, kus me aitame üksteist nii palju kui võimalik ja kui ei saa seda teha, siis vähemalt ei tee kellegile halba. Piimatootjad usaldage üksteist ja teineteist. Et minul jääb ainult öelda see meie mõte välja, et koostöös teeme paremini. Igal juhul.